Kas olete samuti tüdinenud pakettreisidest Türki või Bulgaariasse ja tahaks seekord natukene teistsugust puhkust? Meie igatahes otsustasime, et meile aitab sellest rannapuhkusest ja on viimane aeg midagi põnevamat teha. Üks oli kindel, seekord tahtsime rohkem loodust nautida, et oma argipäeva mured selja taha jätta. Ja miks mitte teha seda kõikide võimaluste maal Ameerikas? No me oleme Ameerikas, kus me oleme, kogu aeg, et tõesta, kuidas ma seda tõestan, no palun väga, vaadake siia. Kuidas ma veel saan tõestada seda, kui mitte sellega? Kas see on Eesti teie meelest? Ei ole ju? Kellele on vaja transfeeri, kui saab rentida auto? Majutuse saab ju broneerida bookingust, kui keeruline see siis ikka olla saab. Ma mõtlen, et see ei ole ju sugugi odav koht. Palju see maksis? Nagu Hilton, aga see, mille eest me maksime, nautige seda. Sa pead ise kujutu. Tegelikult oli meil juba ammu unistus külastada Ameerika rahvusparke, aga mitte nagu turistid, vaid ikka päriselt matkama minna. Eesmärgiks püstitasime matkata vähemalt 100 kilomeetrit, no või siis natuke vähem. Aga kui arvestada seda, et kõik oleme juba üle 40-sed, pole eriti matkamisega varem tegelenud ja ühel mehel on veel põlved ka haiged, siis tundus see plaan ikka päris hullumeelne. Ära tee nalja. Ma räägin lihtsalt seda, et kui me üles lähme ja buss on parajasti ära läinud, siis me saame mööda seda äärt mööda, seda lauget rada 5 kilti auto. Kuule, ma komistan sinu pärast, ma ei jaksa naerda. Siis homme saame vara Las Vegasesse shoppama. Kuule, ma ei jaksa naerda. Aga unistused on ju mõeldud ikka täitmiseks. Uurime siis järgi, kas Ameerika loodus on sama võimas kui see suur riik ise. Laskume kanjonitesse ja tõuseme mägedesse. Külastame 6 rahvusparki. Yosemite, Kings Canyon, Sequoia, Zion Canyon, Bryce Canyon, Grand Canyon, lisaks veel Antiloobi Canyon ja Hobuseraua käänad. Lendame Los Angelesse, kus saab alguse meie elu suurim seiklus. Sõidame 2 nädalaga läbi 4 osariigi ja läbime 4000 kilomeetrit. Külastame Hollywoodi filmistuudiot, ookeani äärseid väikelinnu ja kõike muud põnevat, mis meie teele jääb. Kumma me võtame, siis meil on vaja nagu võimsamad või lahjamad. See on nagu päris raske. Ja kui matkad tehtud, lähme välja teenitud puhkusele patupealinna Las Vegasesse. Ikka üks korralik road trip, nagu Ameerikas kombeks. Nii et Ameerika, siit me tuleme. Siin mehed tulevad Päkapiku maalt. Korraks piirajasse, aga siis vaatasin ilusad vaateid ja kõik oli jälle korras. Got a gypsy soul, I'm a rebel and rogue, and I'm always on the run. With a fire inside, I ain't ever gonna die, I'm a locked and loaded gun. When the match is striking the gasoline lights, it's only just begun. One thing I learned is you could watch it all burn, but the flame ain't ever done. Raise them up a little higher. Et siis Ameerika lend ootab meile, Jaa, päris ilus suur lennuk. Tõesti. Ehk siis paneme lennukiga veel minema ja eks siis Ameerikas näeme. Lend Helsingist Los Angelesse kestab 11 tundi ja selle jooksul pakutakse ka 2 korda sooja toitu. Kuna California aeg on meist 10 tundi taga, siis õhtul kell 4 startides oleme kohal juba kell 5, justkui oleks jõudnud kohale 1 tunniga. Arvo, kuidas on? Mis sa siis ära sööd? Nii, et asume sööma spagetid, kartulisalat, väike muhvel ja suhvel ja lihapallid. Los Angelesse pakuvad ümberistumisega lende Tallinnast kõik suuremad Euroopa lennufirmad
Helsingi kaudu on muidugi kõige mugavam. Autorendifirmad asuvad lennujaamast 10 minuti kaugusel. Lennujaamast väljudes tuleb lihtsalt õige firma bussi peale astuda. Nii. Nüüd me oleme siis autorendifirmas ja sihukest autot pakutakse meil. Ja selline auto siis. Alamos. Kas võtame ära või? Jaa. Sobib meil see auto või? Jaa. Mis masin see on meil? Mazda või? Ei, kurat. Aga kuule, kes ma Ameerikust ei saaks või? Ja okei, võtame ära siis. Nii, rendiauto meil siis käes ja läheme Mazdaga sõitma. Autorendis läks kõik libedal ja Alamo sai just valitud kasutajate kõrge reitingu järgi. Kuna reede õhtu ei ole just kõige parem aeg auto rentimiseks, siis meie klassis oligi võtta ainult üks masin. Valisime suurema masina, et ees oleva pika reisi ajal ennast ikka võimalikult mugavalt tunda. No ja ega Ameerikas pole mõtet mingit Nissan Qashqaid rentida. Meie esimesse sihtkohta Santa Monicasse oli sõita ainult 15 kilomeetrit. Seal oli meil broneeritud Hiltoni hotell, mis sai ka valitud just selle hea asukoha tõttu. Noh, see on siis meie lukskorter Hilton hotell. Uhke vaatega. Ikka kõige uhke, mis siin olla saab. Ei ole midagi öelda. Õhtul tegime ka väikese jalutuskäigu Santa Monica kail, mis jäi meie hotellist 800 meetri kaugusele. Järgmisel hommikul suundume linna avastama. No oleme siin kuskil Venice rannas, aga mina ei tea. Indrek, kus me oleme, ma ei tea. praegu oleme Venice Beachi kail ja nüüd teeme väikse tiiru kanalite peal ja lähme vaatame Santa Monica üle. Ja hiljem juba sõidame Universali parki. Päris tihe programm täna. Läheme Universal Studiosse ka täna. Ja vaatame ka mõned Hollywoodi staaride elamised üle. Ja Beverly Hills loomulikult. Kõvad lained ikka siin. Eile oli meil siis päris hull päev. 24 tundi olime üleval ja öösel väga magada ka ei saanud. Mingi 5-6 tundi magasime ainu. No 4-5 tuli ära võibolla. Aga praegu, täna järgmisel hommikul täitsa normaalne olla, pole hullu midagi nii. Et. Mul läks 2:30 uni ära, mõtlesin, et nüüd on äkki hommik käes, vaatan kella, tutkit. Et jah, põhimõtteliselt, kui oled ööpäev läbi üleval ja magad 5-6 tundi, pole hullu midagi. Täitsa normaalne nii. Et. Selleks, et pikast lennureisist taastuda ja ajavahega paremini kohaneda, otsustasime 2 esimest päeva enne rahvusparkidesse jõudmist ka muid põnevaid asju kogeda. Ja kui sa juba Los Angeleses oled, siis tuleb ikka Hollywoodis ka ära käia. Nii oligi meil esimesel päeval kavas Universali filmistuudio külastus. Teisel päeval aga sõit mööda kuulsat ookeani äärset maanteed number 1 väikesesse maalilisse linnakesse Carmelisse, et sealt juba edasi meie esimesse parki Yosemitisse sõita. Enne Universali sõitu tegime aga väikese jalutuskäigu Venice'is ja Santa Monicas. Varmu, sellist kaari maksin siin. Kohvid on iga nurga pealt, pole probleemi. No Karmo, kuidas on? Väga äge, siin võiks juba elada. Võiks elada, jah? Me vaatame praegu Veneetsia kanalid üle, mida üks vend arvas, et mingi 120 aastat tagasi, et peaks rajama siia nagu Itaalia-Veneetsia kanalid, et oleks kodusem tunne. No selge, vaatame üle. Päris madalad kanalid. Siin ujuda küll ei saa, jah? Paadiga saad ka tulla. Jah, paadiga kanali peale siin. Kanalite arendamine Venice'is algas aastal 1905 ja 100 aastat tagasi oli kanalitega kaetud ala Ameerika Veneetsias 3-4 korda suurem kui praegu. Autode levikuga hakati kanaleid aga täitma ja tänaseks on kanaleid alles ainult 6. Kuigi nad olid aastakümneid kehvas seisukorras, tehti 90-ndatel nad korda ja nüüd on sellest saanud jälle ihaldusväärne elamurajoon.
Tänapäeva Venice on aga tänavakunsti täis boheemlaslik linnaosa. Kõige rohkem on Venice tuntud oma 4 kilomeetri pikkuse promenaadi poolest, mis kulgeb paralleelselt ookeaniga Venice'ist Santa Monicasse ja on täis tänavakauplejaid, esinejaid ja muid veidraid tegelasi. Igal aastal külastab seda üle 10 miljoni inimese, eriti just suvel ja nädalavahetustel. Meie külaskäigu ajaks septembri keskel on suured rahvamassid juba lahkunud. Nüüd on näha, et me oleme Ameerikas. Täitsa Ameerika stiilis tänavad. Kui enamus spordiväljakute kasutamine Venice'is on tasuta, siis Muscle Beach'i välijõusaalis maksab ühe päeva pilet $10, aastapass aga 200. Arnold Schwarzeneggerile, kes siin kunagi trenni armastas teha, meeldiski siin see, et jõudu tehes sai ka samal ajal pruuniks. No keegi trenni ei tee, lähme teeme trenni või? Muscle Beach on täiesti tühi. Hakkab ise treenaseid ette võtma. No mingid mehed on seal valmis ja üks naine ka juba seal midagi askeldab. Ja see pole lahti lihtsalt seal. Kohe tehakse, siis saame jõudu harjutama. Me oleme liiga vara kohal. Me kõik oleme ju kuulnud, et Ameerikas elavad suured inimesed. Kui siin aga ringi vaadata, siis jääb hoopis silma, kui palju inimesed laupäeva varahommikul sporti teevad. Kes jookseb, kes mängib padelit või kossu, sõidetakse rataste ja ruladega, tehakse joogat. Sportimisvõimalusi jagub siin tõesti kõigile. Ma tunnen kohe ennast nagu kodus nüüd. Minu jaoks ikkagi Ameerika seostub nagu selle country muusikaga. Where you from? Europe. Europe. Santa Monica üks suuremaid vaatamisväärsusi on muidugi kuulus Santa Monica kai, mida sai ka õhtul juba vaatamas käidud. Kai ise on 500 meetrit pikk ja 90 meetrit lai ja selle pealt leiab ka väikese lõbustuspargi. Siin on ka kuulsa Route 66 lõpp-punkt ja siia kaile jooksis ka Forrest Gump. Filmist inspireerituna loodi mereandide restoranikett Baba Gump Shrimp Company, mida on võimalik ka siin külastada. Ja loomulikult teame me kõik Santa Monicat kunagise hitseriaali Rannavalve järgi. Siit natuke edasi Malibu poole oli ka selle seriaali üks peamisi võttekohti. Tegelikkuses on vesi siin üpriski jahe. Isegi suvekuudel ületab harva 20 kraadi piiri. Tutipidu. Hommikune jalutuskäik tehtud, asume teele Universal Studio poole ja selleks, et mitte kiirteel ummikus istuda, valisime oma sõiduks hoopis ilusama tee. Santa Monicas sõidame Beverly Hillsi, kuulsate ja rikaste elukohta. Sõidame läbi ka luksuslikust moetänavast Rodeo Drive'is, kus käivad ostlemas ka Hollywoodi staarid ja siit leiab üle 100 luksusbrändi poe. $32 000 elanikuga Beverly Hills on samuti nagu Santa Monica väike linnake, mitte Los Angelese osa. Linn on ka paljude kuulsuste koduks ning sageli seostatakse seda Hollywoodi elustiiliga.
Sunset Boulevardil teeme ka väikese kõrvalpõike, et ära vaadata, kuidas siis Hollywoodi kuulsused elavad. Nimelt asub Sunset Boulevardi kõrval kohe üks naabruskond, mille nimeks on Bird Street, mida kutsutakse selle nimega just seetõttu, et kõik tänavad on lindude nimedega. Mingit väravat sellel piirkonnal ees ei ole ja nii saab igaüks, kellel huvi siia ka sõita. Ainult peatuda kellegi maja ees ei ole soovitatav. Kuulsate staaride nimekiri, kes on siin elanud ja kes praegugi elavad, on päris pikk. Nimetaks siinkohal 2 naabrit, Keanu Reevesi ja Leonardo DiCapriot näiteks. Samas mida suurem staar, seda kõrgem on ka hekk, mille taha tema villa jääb. Aga ilusate vaadetega kant on see ikkagi. Edasi jätkub sõit juba mööda kuulsat Sunset Boulevardi ja lõpuks üles mägedesse läbi Laurel Canyoni. Majutus on meil jälle Hiltonis, sest see on Universal Studiole kõige lähim hotell ja asub 5-minutise jalutuskäigu kaugusel. Ja ärge arvake, et Hilton tähendab Ameerikas mingit luksushotelli, sest paljud neist on juba päris vanad. Pigem on see kindla kvaliteediga keskmine 4-tärni hotell. Kuhu me lähme? Universal Studio ootab meid. Mis siis esimene on? Kuhu me läheme? Pole õrna aimagi aina. Pole õrna aimagi. And hello, princess. Hi, sweetheart. Good to see you. Lisaks paljudele väikestele asuvad Hollywoodis LA's ka 6 suurt filmistuudiot. Universal, Disney, 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount ja Sony Columbia. Universali stuudiost leiab aga lisaks töötavale filmistuudiole ka teemapargi, no ja Disneylandi jätaks ikka lastele. Pilet siia maksab umbes $140, aga kui arvestada, et sama piletiga oleks saanud teisel päeval sisse tasuta, siis nii hull enam ei tundugi. Welcome to Nest, recruits. Carry on. My orders are to protect the Allspark. New baby Stegosaurus. Now we have created this. Universal Studios minge kindlasti ka stuudiotuurile, mis sõidab läbi töötava filmistuudio ja kestab umbes tund aega. Selle käigus tutvustatakse teile erinevaid võttekohti, nagu näiteks meeleheitel Koduperenaiste tänavat või Psühhomotelli. Atraktsioonidest soovitame kindlasti Transformereid, Jurassic Parki ja eriti just Harry Potterit. Lisaks saab vaadata erinevaid etendusi. Tegevust peaks siin jätkuma igale vanusele. Kell praegu on? 7. Põhimõtteliselt kell pole veel 7-gi, kaks meest juba magavad. Inimesed lähevad alles parki, me läheme magama. See on siis meie Universal Studio Hilton Hotel. No see peaks olema nüüd ikka kõige uhkem asi. Kus me nüüd alustame siis? No see on WC, vannituba. 2 voodit. Ja vaade on 16. korruselt siis.
Ajakava suutsime muidugi endal nii tihedaks teha, et selles püsimine osutus ülimalt keeruliseks ja kuna valget aega tegutsemiseks oli ainult 12 tundi, siis otsustasime, et hakkame tõusma päikesetõusu ajal. Meie hotelli siis bassein, kus me käisime eile ujumas. Täna meil siis 3. päeva hommik ja täna me sõidame siis lõpp-punkt. Ja kell on lõpp-punkt 6.50. Kell on 6.50 hommikul. Täna me sõidame Carmelisse ja kuskil 550 kilomeetrit. Ja me sõidame siis Santa Barbarast, käime läbi Pismo Beachist. Tuleb suur sõidupäev. Paneme hääled sisse ja paneme täna siis läänerannikule mere äärde. Asume teele tagasi ookeani äärde, et sealt edasi Carmelisse sõita. Universalist kõigest 2,5 kilomeetri kauguselt algab ikooniline Mulholland Drive. Käänuline 34 kilomeetri pikkune tee, millelt avanevad maalilised vaated alla Orule ja Los Angelesele. See on tuntud ka David Lynch'i samanimelisest filmist. Yeah, the girl is still missing. What's wrong? I don't know who I am. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Samuti oma kuulsate elanike poolest, kelle järgi on saanud ka hüüdnime Pahade poiste tee. Näiteks Jack Nicholson on siin elanud juba üle 50 aasta. Kunagi tuntud metsikute pidude poolest, nüüd aga naudib vaikset vanaduspõlve. Vaatekohti, kus saab ka auto parkida ja vaateid nautida, on siin palju. Üks parimad on Jerome Danieli vaatekoht, mis asub umbes kilomeetri kaugusel tee algusest. Siit avanevad vaated Los Angelese kesklinnale ja muidugi kuulsale Hollywoodi märgile. Ilusa ilma korral peaks olema näha isegi ookeani ja Catalina saart. Mulholland Drive'il leiate ka palju ilusate vaadetega matkaradu. Esile võiks tuua ka Universal City vaatekoha, kust avanevad vaated meie poolt külastatud Universali pargile. Kui te selfit hakkate tegema, siis soovitan mitte minna nii äärde, et see on tavaline viga igal pool rahvusparkides. Kogu aeg inimesed, kõige lollimad surmad ongi, et nad lähevad lihtsalt äärde ja teevad selfisi. Meie teele jääb ka Bel Air, järjekordne luksuslik elamurajoon, mille väravad on jälle lahti. Aga ka seekord ei kohanud me ühtegi kuulsat elanikku, ei Jennifer Anistoni ega Mariah Carey't. Sõitsime kogemata kuulsuse villa ette, aga no läheme nüüd kähku ära enne, kui siin asi kurjaks läheb. Los Angelese metropoli piirkonnas elab ligi 13 miljonit inimest ja ärge arvake, et kõik naabruskonnad siin nii ilusad on ja kõiki inimesed luksuses elavad. Siin leidub ka vaesemaid piirkondi, kus on võimalik ka teistsuguseid elamusi otsida, aga las see jääda juba mõne teise saate jaoks. Oleme Malibusse jõudnud. Lähme pistame äkki jalad ka vette. Oma rannikuäärsed teed alustame Malibust, rannikulinnast, mis asub Santa Monicast 10 minuti kaugusel ja mille rannajoon on tervelt 34 kilomeetri pikkune. Ja nii on ka majad siin otse ranna äärde ehitatud. Paljud peavad Malibut ka surfamiskultuuri epitsentriks. Bad habits, did you go back shit? I loved you, how tragic. Oh, did your boot stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out?
California maantee number 1 kulgeb Ameerika läänerannikul ookeani äärt mööda ja on umbes 1000 kilomeetri pikkune. Maailma ilusaimate teede hulka arvatuna on see kindlasti paljude roadtripi sõprade soovinimekirjas. Lisaks ilusale loodusele ja hingematvatele vaadetele on selle tee ääres 10 ilusaid linnu nagu San Francisco või Monterey ja selle kõige avastamiseks võib ka nädalast väheks jääda. Well, I started out down a dirty road. Started out. Oleme siis Santa Barbaras. Jep. Ei tea, kas saab ujuma ka minna, aga lähme vaata. Vesi vist väga soe ei ole. No, õhk on küll väga, vaata purjekad on siin väga äge. As across the hill and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Santa Barbara, siis mingi kunstilaat, pudipadilaat, ilusad maalid on müügil ja Well, the good old days. Los Angelesest alla 2 sõidutunni kaugusel asub Santa Barbara. Linn, mida keskealised inimesed mäletavad veel 90ndate samanimelisest Seebi ooperist. No nii, kus me oleme? Oleme Santa Barbaras ja läheme kohe muuli peale. Santa Barbara on muidugi tuntud ka oma aastaringselt hea kliima poolest ja on valitud ka mitmel aastal Ameerika parima ilmaga linnaks. Kui suvel on enamasti päevane temperatuur 25 kraadi ümber, siis ka talvekuudel väga palju alla 20 kraadi ei langegi. Santa Barbaras tasub kindlasti külastada selle üle 150 aasta vanust kai, mis on vanim puidust kai Californias. Täna meie 3. päev ja siis oleme Santa Barbaras. Edasi sõidame Pismo Beachist ehk läbi ja siis päeva lõpetame siis Carmelis. Vaikse ookeani ääres, väikene küla. Täna tuleb siis umbes mingi 550 kilomeetrit, nii et esimene sõidupäev. Mis korrade mudel see on? Sequoia. Ameerikas on ikka väga mugavad inimesed. Autoga sõidavad silla peale, et ala käia. Ei, seda ei ole. Samasugused. Ainult autoga, igal pool autoga. No. Kus see niimoodi sünnib? No? Kus saab niimoodi? Paljud California rannikuäärsed linnad on väga omanäolised, peegeldades nende rajajate Euroopa päritolu. Santa Barbarasse jõudes oleks astunud justkui Hispaaniasse. Koloniaalstiilis valged kivimajad on hoopis erinev pilt tavapäraselt California väikelinnades levinud puitmajadest. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Nüüd lähme vaatama siis Santa Barbara ja mitte ainult Santa Barbara, vaid California ühte kõige uhkemat valitsushoonet, mis on töötav kohtumaja. Ja Alari juba kartis, et see muuseum, et siis ta oleks pannud jooksu. Aga ei, ma ei karda muuseum. Ikkagi käime ära ja vaatame sisse ka, kas saame üles vaateplatvormile näiteks. Ei, ma ei karda muuseum. Lähme vaatame, jah. Ja siin on ka töötav kohtumaja, kus kohtu viiaks läbi ja ka pulmad peetakse, kui vaja panna. Midagi praegu just tundub ka, et pulmad. Kindlasti külastage ka Santa Barbara töötavat kohtumaja, mida on kutsutud ka kõige ilusamaks valitsushooneks Ameerikas. Kohtumaja sisemust kaunistavad seinamaalingud ja selle külastamine on kõigile tasuta. Pulmade pidamiseks on see tõesti ilus koht. Kui ronite üles kellatorni, siis avaneb teile võrratu panoramvaade Santa Barbara linnale, Vaiksele ookeanile ja ümbritsevatele mägedele. Santa Barbara imelised vaated, siis väljume kohtumajast. Kordan, me väljume kohtumajast. Kohtumaja taga asuvas aias on mõnus korraks aeg maha võtta või pikniku pidada.
ja siin viiakse läbi pulmatseremooniaid. Samuti on see populaarne koht erinevate ürituste jaoks, nagu kontserdid ja filmilinastused. Näiteks toimuvad suvekuudel siin reede õhtused tasuta vabaõhu filmide seansid. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Ameerika. Mäed. Viinamarjad. Road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again. Oleme siis Pismo Beachis ja üritame randa jõuda. Nüüd on lõpuks ilm ka ilus, päike paistab ja ranna see kai ka paistis ja sellised sõidavad ringi. See sama vend. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Teeme väikse peatusega Pismo Beachis, omapärases vintage linnas, tuntud ka merekarbi pealinnana ja hea surfamiskohana. Ja nagu siin igas korralikus rannikulinnas kombeks, on ka siin oma kai, kus kala püüda või ilusaid linnavaateid nautida. No viimane aeg oleks Eestis mõni selline püsti panna, kas või Pärnu randa näiteks. Läheme siis kai peale. Päris pikk kai sinna. No siin ikka rahvas ujub. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios en vaya conmigo. Pismo kai on ka suurepärane koht vaalade vaatlemiseks, kes rändavad detsembrist märtsini mööda California rannikut lõuna poole ning kevadel jälle põhja tagasi. Kalamees püüdis just ühe saagi kätte praegu. Tõmbas, aga mis sealt siis tuli? Kajakas. Ridva otsas oli kajakas. Ma ei tea, kas siis täna hakkab lindu sööma või? Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one and grab my guitar and play. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Üks ilusamaid lõike maanteel number 1 on Big Sur, metsik ja mägine ala, mis ulatub San Simeonist Karmelini, aga tihti juhtuvate maalihete tulemusena on just see osa teest meie reisi ajal kinni. Kui satute siia piirkonda ajal, mil tee on jälle avatud, siis külastage seda kindlasti. Meie peame aga peale Pismo Beachi külastust Hiirteele suunduma. Come on, y'all. On the road again. Like a band of gypsies, we rode down the highway. We're the best of friends. Best of friends. Insisting that the world keep turning our way. What's our way? In our way. Which way? Kärmel paises sii, et Karmel mere ääres on meie 3. ööbimiskoht enne mägedesse minekut. Väike 1 ruutmiili suurune Euroopa stiilis kaunis linnake oleks pärit justkui J.K. Rowlingu muinasjutu raamatust. Karmeli maaliline rand on kaetud valge peene liivaga ja seda ääristavad küpressid. Pärast 1906. aasta San Francisco maavärinat kolis linna palju kunstnikke ja kirjanikke. 3200 elanikuga linnas asub praegu ligi 100 kunstigaleriid. Samuti on siin üle 40 hotelli ja võõraste maja. Karmel on valitud ka kõige koerasõbralikumaks linnaks Ameerikas. Ka enamus hotelle, palju restorane ja ka rand on siin koerasõbralikud. Neljajalgseid sõpru kohtab siin tõesti palju. Kuigi söömiskohtadest ja restoranidest siin puudust pole, siis kiirtoidukohti ja ketirestorane pole siit mõtet otsida.
oma kohvi peate kuskilt mujalt kätte saama kui Starbucksist. 80ndatel oli 2 aastat Karmeli linnapeaks Clint Eastwood, kes elab siin piirkonnas ka tänapäeval. Ja kõik, kellel on plaanis siia kontsakingadega tulla, siis võtke teadmiseks, et linnas kehtiva seaduse järgi on teil vaja luba, kui teie kontsad on üle 5 centimeetri pikkused. Ärge siis unustage raekojast tasuta luba välja võtta. See on siis meie Svenskaari majutus, motell. Oleme Karmelis ja näe, Karmo siin. Igavesti uhke elamine. Motelli tüüpi, isegi kamin on. Telekas. Nii, mis siin veel on? Kööginurk. Ja veel üks tuba. Väga uhke elamine. Ja vetsud ja duš on siis seal hulgas. Svenskaar. Ja see on nüüd see sisehoov siin. Päris äge. Ilus väike rahulik kohakene. Ja see on siis meie bassein. Pidi olema soojendusega. Aga siin on ikka sellised vaated, et vähe ei ole. Ei, mitte see. Ikka see. Ilus väike linnakene. Elage ise. Siin on kõik teenused pakutud. Ise ei pea midagi tegema. Kohalik konstaabel üksus on siin siis Karmeli politseijaoskond. Loodame, et me täna siia sattuma ei pea. Kui siinkandis olete, külastage kindlasti ka 17 miili teed, 27 kilomeetri pikkust võrratute vaadete ja loodusega teed Monterey poolsaarel või kuulsat Monterey Bay akvaariumit. Kui siiani oli meil reisil kõik sujunud, siis nüüd jõudsid meieni ka esimesed probleemid. Nimelt otsustas meie Mazda elektriline tagaluuk töö lõpetada ja keeldus avanemast. Kuna ise seda probleemi lahendada ei õnnestunud, siis soovitati meil sõita Alamosse, San Jose lennujaama ja auto välja vahetada. Õnneks lahenes San Jose's kõik kiiresti ja uuel masinal oli ka palju rikkalikum varustus. San Jose's aga avastasime, et oleme ju tegelikult Silicon Valley's, maailma suurimate tehnoloogiaettevõtete kodus. Siin asuvate firmade nimekiri on väga pikk. Siit leiab näiteks Apple'i, Nvidia, Tesla, Meta ja Google'i peakorterid. Ja kõik nad asusid meist umbes 15-minutise sõidu kaugusel. Kuna me juhuse kombel juba siia olime sattunud, siis otsustasime mõnda neist ka külastada. Valituks osutusid Google ja Apple. Google'it kasutavad ju enamus inimesi ühel või teisel moel igapäevasel. No kui nad just ei ole konkurendi Apple'i usku. Me käime telefonis iga päev Google'is, aga nüüd aitab. Nüüd me läheme päriselt Google'isse. Me peame ikkagi minema sinna koha peale vaatama, mis toimub. Oleme San Jose's ja kohe joome Google'i keskusesse, külaliskeskus. Vaatame, mis seal siis toimub. Just Google'i külastuskeskus pidigi olema kõige ägedam ja Facebookis pidid noorte meelest käima ju ainult vanurid. Me pidime oma Mazda siis tagastama, kuna luuk enam ei tööta korralikult. Ei läinud lahti nii. Ma olin juba 3 päeva sõitnud ka sellega, et ega me tahtnud enam rohkem. Et Mazda on hea auto küll, aga siis meile anti uus ja uus auto on siis selline. Hyundai Palisade. No natukene ikkagi uhkem. No see on ikka täitsa. Kõige hullem on see, et see sõidab ise. Lihtsalt sõidab ise. Sõitis ise Google'isse. Ja me tulimegi Google'isse selle autoga, nii et igavene uhke masin. Iga päev käime Google'is, aga nüüd me läheme siis päriselt Google'isse. Google Mapsiga sõitsime siia. Mitte ainult ma tahaks öelda, et me ei lähe sinna
kuid meil on, tegelikult me läheme nagu oma firmasse, sest 2 omanikku on meil siin kõrval praegu. Omanikud lähevad Google'isse. Et ja lähme siis käime kohvikus ja vaatame üle ja lähme käime Google'isse. See on nagu suur elurajoon. Ja isegi rohelust ja loodust on, et Karmo lüppas tehnoloogiakeskuses ämblik pähe. Kujutad ette, me oleme tehnoloogiakeskuses ja mingi ämblik. Ma olen nüüd varsti olen ämblik. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Mis see on? See on Pixel 9 Pro XL ja minul on praegu 7 Pro. Lähme siis, lähme Google kafeesse, lähme sööme mingit salatit. Google kafee. Tellivad süüa, kohe letis maksavad ära. Asi on ikka väga moodne. Suveniiripood Google'il siis. Me oleme praegu siis turuväärtuse järgi maailma number 4. firmas. Esimene on see Apple ja tõusuruumi veel on. Nii, hakkame siis sööma Google'i kohvikus. Igaühel oma toit. Meie Karmaga sööme siis Caesar salatit ja Indrek sööb mingi kalkunivõileib ja hapukurk. Ja me Karmaga sööme siis siin. Ja nagu ikkagi Ameerika Coca-Colat juua. Nagu öeldakse, siis kõik mehed kurki ei söö, aga Indrek nüüd sööb. Ja läbi pika vinnaga. No ta ei ole kurgimees. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. 500 meetri pärast meil on parem. Ees ootab Apple'i peakorter. Läheme konkurendi juurde. Mixtapes got a little Hank, little Drake, a little something bumping, thumping on the wheel, right? The mix in our drinks a little stronger than you think, so get a grip, take a sip of that feel, right? Trucks jacked up, flat bills flip back, yeah you can... Apple'i külastuskeskus on Google'iga võrreldes palju tagasihoidlikum ja see kujutab endast põhiliselt suurt Apple'i poodi koos kohvikuga ja selle terrassilt paistab ka Apple'i peakorter, ringikujuline Apple Park, mille kogupikkus on 1,5 kilomeetrit. Selle ehitamine maksis firmale umbes 5 miljardit ja siin töötab umbes 12 000 inimest. Nüüd me lähme kuhugi teisele korrusele, pole õrna aimagi. Pole õrna aimagi, kus me lähme. Indrek, sa jäid nüüd vahele. Kõik on dokumenteeritud. Mis on sul õigustuseks öelda? Ma mõtlesin, miks nad tahavad seda tausta mingi metsaga. Kuule, tee minul ka, ma tahan ka seda tausta. Ma olen ikka Google'i hoone seal. No nüüd sa, Karmo, küll luiskad. Kohe näha, et Google'i fänn on Apple'isse sattunud. Kuhu täna nüüd edasi lähme? No ma vaatangi, kas minna nüüd Facebooki või Nvidiasse või lähme ikkagi Yosemitesse välja nüüd. Ja kuna need ei paista väga lähedal, siis ma arvan, et me peame ikkagi Nvidia ja Microsoft võib-olla. Vaatame, kas midagi jääb veel tee peale. Aga me vist ei jõua ikkagi valges Yosemite, jah? Mis matkast saab siis? Homme ikka lähme matkale või jääme tehnoloogimaailma? Siit tuleb järgmine matk. Tehnoloogiamatk. Ei. Saime lõpuks auto.
ennem sõitsime Siguliiga. Nüüd on jah, meil uhkem auto. Sõidab ise, näed, käed lahti. Sõida, keerab, kõik rool käib. Them bales. I'm dog tired by the 5 o'clock hour, but I'm ready to raise some hell. And Jesse's getting ready. I'm gassing up the Chevy. I'm gonna pick her up at 6. I hope she's gonna wear them jeans with the tear that her mama never fixed. The moon comes up and the sun goes down. We find a little spot on the edge of town. Twist off, sip a little, pass it around. Dance in the dust, turn the radio. Millised teed Ameerikad on ikka? See on õudne. Lõpuks on kruusateed. Põllu peal on ka parem sõita. Feeling alright Saturday night, and that's how we do it round here. Yeah, that's how we do it round here. Ameerikas on rahvusparkide teenistuse kaitse all 423 parki ja territooriumi. Rahvuspargi tiitli on pälvinud aga ainult 63 parki. Osariikidest kõige rohkem parke ongi just Californias, tervelt 9. Tabeli tipust leiame veel Alaska 8 ja Utah osariigi 5 pargiga. Sellega meie esimene osa lõpeb. Edasi ootab meid ees Yosemite rahvuspark. Seljakotid selga ja matka võib alata.